Tere tulemast minu kanalile, minu nimi on Ivar Kuussev ja täna me räägime sellisest õpetusest nagu Gene Keys ehk siis geenivõtmed. Ma räägin sellest sellepärast, et mulle endale see programm tohutult meeldib ja see on viinud mind teekonnale enda sisse sügavamale ja sügavamale ja olen nii mõndagi enda kohta avastanud uut ja seepärast mõtlen ka jagada seda teistega, et see programm ei ole midagi uut siin maailmas, aga lihtsalt eestikeelseid materjale YouTube'is väga ei leidu. Ja sellepärast ma otsustasin, et pakun ise väikse ülevaate sellest õpetusest. See video on mõeldud sulle, kui sa oled näiteks nagu mina, et sa oled kuskil kuulnud Gene Keysi kohta ja tahad võimalikult palju infot ammutada enda sisse selle kohta enne, kui sa kavatsed selle eest raha maksta. Või sa pole sellest mitte midagi kuulnud ja kui minu video paneb sind tundma, et sa tahad selle kohta rohkem avastada, siis see video on sinu jaoks. Ma ütlen kohe ära, et ma ei saa sellest mingit kasu, et ma siin sellest õpetusest räägin. Ma ei ole kuidagi lingitud selle õpetusega ettevõttega. Ma teen seda lihtsalt vabast tahtest. Ja ma kasutan siin videos ka päris palju inglisikeelseid sõnu, sest et kuigi ma annan endast parima, et tõlkida neid asju eesti keelde, siis osad sõnad on ikkagi sellised, mille kohta päris täpselt ei ole eestikeelseid vasteid. Ja ma usun, et need, kes oskavad inglise keelt, neil on ka parem aru saada, kui ma jätan mõned inglisekeelsed sõnad sisse. Nii et liigume video juurde. Gene Keys on loodud ühe UK-st pärit mehe poolt nimega Richard Rudd ja ta on ise öelnud, et see õpetus tuli temani 3 päeva, 3 ööd kestnud sellisel valgustunud olekus, kus justkui kõrgematest teadvuse kihtidest saadeti see õpetus läbi tema siia ilma. Ja loomulikult kasutas ka ta selles oma varasemaid teadmisi ja mida ta kõik õppinud oli. Aga lihtsalt, et kuna ta on ise ka poeet, siis ta oskab väga hästi neid kõrgemaid teadusi sõnadesse panna ja pannagi see nagu luulelisse teksti. Selles õpetuses on kombineeritud spirituaalsus, astroloogia, epigeneetika, kvantfüüsika ja üle 5000 aasta vana Hiinast pärit õpetus nimega I Ching. Nii et kõik need teadused on juba, välja arvatud see vana Hiina teema, on mulle endale väga huvi pakkuvad ja ma kuulsin, et kõik need on kombineeritud ühte õpetusse, siis ma lihtsalt ei suutnud vastu panna, ma lihtsalt pidin selle kohta rohkem uurima. Gene Keysi eesmärk on juhendada meid meie teekonnal ja sellega on võimalik avastada oma sisemine geenius ja sisemine tarkus, et avada oma süda järjest rohkem, teritada oma spirituaalseid võimeid ja liikuda lähemale meisterlikkuse poole oma igapäevaelu üle. See ei ole mingisugune peapilvedest teadus, vaid see on vägagi maadligi praktiline õpetus, mis aitab meil oma kannatustest läbi minna ja läbi selle võib meiega toimuda võimastav informatsioon. Ja meil on võimalik hakata nägema maailma hoopis teise pilgu läbi. See õpetus baseerub sellele, et meie kõigi DNA-sse on meie sünnihetkel sisse trükitud või siis nagu imprinditud jäljed, mis moodustavad nagu sellise plaani või projekti, blueprint inglise keeles. Ja kui meil oleks võimalik lugeda seda blueprinti, oleks meil võimalik näha meie suurimat potentsiaali ja just seda Gene Keys õpetabki, kuidas seda lugeda, seda blueprinti. GeneKeys.com lehekülje pealt on võimalik tasuta alla laadida oma profiil, mis on koostatud meie kindla sünni kuupäeva, kellaaja ja asukoha põhjal.
ehk siis selles suhtes on seotud natukene astroloogiaga. Ja sellelt profiililt on võimalik välja lugeda tõesti uskumatuid saladusi meie enda kohta. See profiil on jaotatud 3 ossa ja esimene osa on suunatud geeniuse avastamisele. Ehk siis, mida me oleme tulnud siia ellu tegema, mis on meie elutöö, mis on meie suurimad väljakutsed, kuidas on võimalik oma sära maailma tuua ja mis on meie elu mõte, mis on meie purpose siin elus. Teine osa keskendub suhetele ja viib meid tagasi lapsepõlve ja aitab näha mustreid ja erinevaid kaldusi ja aitab meil lahti harutada erinevaid sõlmesid, läbi mille on meil võimalik oma südant rohkem avada ja saada teadlikumaks, kuidas suhetes opereerida, kuidas suhelda nii, et süda jääks avatud, mitte ei sulguks. Ja see osa toob ka välja erinevad psühholoogilised takistused, mis meil on olnud ja kuidas neid transformeerida anneteks. 3. osa on seotud sellega, kuidas reaalselt ellu viia see geenius, mis meie sees kõigis on. Kuidas teda rakendada meie igapäevaelus, meie töös, meie hobides, meie suhetes, meie äris, ükskõik kus, kuidas me positsioneerime ühiskonnas, millistes dünaamikates me opereerime kõige paremini, kas üksi, paaris, suures grupis. 3. osa pealkiri nii-öelda on prosperity, ehk siis eesti keeles, ma ei tahaks öelda rikkus, aga edukus või õitseng, et rikkus on ainult üks aspekt õitsengust meie elus. Ja see 3. osa näitab ära, kuidas oma mõjusfääri elus avardada, kuidas oma teadvust avardada. Gene Keys on kood meie sees, mille peale kui mõelda, siis ta ärkab ellu. Peavooluteadus siiamaani ütleb, et me kasutame aktiivselt 2% oma DNA-st ja ülejäänud 98% on junk DNA või siis praht või prügi DNA. Nüüd uuemad teadused, nagu näiteks epigeneetika eesotsas Bruce Liptoniga, on väga selgelt tõestanud, et see on puhas vale. Et see nii-öelda junk DNA ei ole mitte midagi muud kui meie kasutamata potentsiaal ja ta on lihtsalt sellises uinuvas olekus ja seda on võimalik äratada. Ja sellega tegelebki Gene Keys, et see õpetus koosneb nii-öelda 64 erinevast võtmest, mida lahti muukides on võimalik lahti lukustada meie anded. Ja need on nii-öelda sagedused meie DNA-s. See on kõik energeetiline. Need on iga inimese DNA-s olemas, aga igal inimesel on oma kindel nii-öelda siis see profiil või oma kindlad punktid, mille peale keskendudes on tal anded, on tal kalduvus olla edukas või siis on tal kalduvus just mingitele varjupooltele, varjukäitumistele. Üks peamine mõte, mis siit Gene Keysist läbi käib, on every shadow contains a gift. Ehk siis igas varjupooles on peidus kingitus või anne, mis on inglise keeles on sama tähendus, gift. Et kui oma varjupooltele tähelepanu pöörata, nendega tegeleda, nende peale mõelda ja saada teadlikuks, mis nad tegelikult oma olemuses on, siis on võimalik nad transformeerida oma anneteks. Ja iga see võti koosnebki 3 osast, on shadow, gift ja 3. kõige kõrgem variant on siddhi. Siddhi on siis sanskriti keeles tulnud sõna, mis tähendab divine gift ehk jumalik anne või valgustunud teadvuse seisund. Et need kõik 3 taset nii-öelda ei ole mitte midagi muud kui erinevad sagedused, millel meil on võimalik vibreerida. Et kui me ise vibreerime madala sagedusel, siis me käimegi mööda neid madalsageduslikke osi endas.
aga need on võimalik siis transformeerida anneteks. Gene Keys õpetab meile, kuidas on võimalik olla diplomaatiline, kuidas on võimalik kaastundega oma suhetes opereerida, kuidas omada suuremat empaatiat suhetes, kuidas kuulata. Gene Keys õpetab, kuidas kuulata ja kuidas võtta vastutus oma tegude ees, mitte süüdistada pidevalt teisi. Näiteks kui võtta sõna konflikt, siis konflikti peamine eesmärk on tulla meile õpetama, kuidas ringiga tagasi jõuda rahuni. Ehk siis konflikti enda sees tegelikult peitub rahu. Ja see temaatika on läbiv Gene Keysis ja meil on terve palett selliseid sagedusi enda sees. Kui sind see huvitab, siis Gene Keysil on oma raamat, millest saab alustada. See on hästi paks raamat. Mina kuulasin audiobooki, ma võtsin selle täiesti 100% käsile 2 aastat tagasi ja käisin iga hommik praktiliselt jooksmas, kuulasin seda audioraamatut, et see ei ole nagu mingisugune story, kus on mingisugune kulminatsioon ja mida on kerge kuulata, vaid see on nagu paks õpik. Et selle töötamine vajab korralikult tähelepanu, aga see on täiega huvitav ja täiega põnev on enda kohta asju avastada, saada rohkem ennast teadlikuks. Lisaks raamatule on siis ka online programm, et nagu ma enne ütlesin, sellel profiilil on 3 osa, tasub võtta täiesti samm-sammult, iga osa läbitegemine on juba suur saavutus, suur protsess, iga osa maksab seal $100 ja selle programmi sees on siis online videod, audiofailid, tekstid, kuulab juurde raamatut ja see on üks mahukas ettevõtmine, aga see ei olegi nii, et sa alustad ja siis mingi 6 aja pärast lõpetad kursuse, vaid see on tegelikult elukestev protsess. Et ma olen näiteks seda esimest osa, mis keskendub meie geeniuse leidmise ja avaldumisele. Ma olen seda teinud läbi mingi 3-4 korda juba ja iga kord on rohkem ja rohkem enda kohta avastada. Ja see õpetus põhineb sellisel tegevusel nagu contemplating. Contemplating on aktiivse mõtlemise ja mediteerimise vahepealne seisund. Ehk siis sa justkui lased oma mõttel voolata, aga hoiad kindlat punkti oma fookuses. Mingi kindlale sõnale mõtled. Ja selle sõna kohta saab lugeda sealt raamatust, nagu audiobookis 20 minutit räägib seal ühest kindlast Gene Keysist, selle taustast, mis selle sõna taga on, kuidas ta sinu elus on võib-olla avaldunud ja nii edasi, et see on täiega põnev. Ja siis seal online programmis on keskne teema on ikkagi sinu enda profiil ja selle läbi töötamine. Seal on kindel järjekord, kuidas asju teha, ta nagu viibki sind step by step seal protsessis. Midagi keerulist ei ole, lihtsalt see vajab enda poolt sükest nagu uudishimu ja pühendumist, et sellega tegeleda. Ja kui sinust tekkis huvi selle õpetuse avastamise kohta, siis võid ka vabalt minuga ühendust võtta, võin sulle oma kogemust jagada, võid minuga oma kogemust jagada, see on väga põnev maailm. Ja sellega ma tänase video lõpetangi. Aitäh kuulamast, ma loodan, et saite väikse ülevaate, mis asi on Gene Keys. Ja kui teis tärkas väike säde, et tahate selle õpetuse kohta rohkem ka uurida, siis oma järgmises videos võtan ma ette oma profiili ja räägin natuke selle kohta, kuidas profiili lugeda ja milliseid taipamisi ja avastusi on võimalik seal enda kohta saada. Nii et kohtume järgmine kord.